mõtlesin, kas ma räägin siit või ma räägin sealt. Aga kui ma seal nurgas pole slaid ees, siis ma räägin ikkagi siit. Ja siis ümber nurga vahepeal käin, et näidata võib-olla punasega mõne slaidi peal. Aitäh hea sissejuhatuse eest. Jah, siis kaasmoderaatorina organiseerijana siin rolli, kui ta nimetati. Kontaktid on olemas, materjali juurde vahet alati saab. Ja konverentsi materjalid lähevad üles siis nii AS-i kodulehele kui ka mõnusa mineku gaasikiirde kodulehele, kus nad juba ka eelnõud on üleval. Väga kiire nagu biogaasi väärtusahela kett, alates siis tootmisest ülevalt. Kuni see ka näitab selle biogaasi valdkonna sellist mitmekesisust, et tegelikult me räägime siin põllumajandusest, jäätmetest sisendite juures, keemiast, anaeroobsest käärimisest, temperatuurist, happesusest, siis räägime puhastamisest, tehnoloogilised, inseneerimisalaised 4 tehnoloogiat, mille ma põgusalt nimetan. Puhastatud biogaasist transport biometaanina, kas mööda torustikku või ka tsisternide balloonidena, nagu Rootsis tehakse, turundusmüük, tanklad ja siis lõpptarbimine. Ja see auto on ka Eesti praktika, kus siis on täna ümber ehitatud Eesti täna küll sõitva maagaasi peal, aga põhimõtteliselt tankutusega sõitva veoauto, millest siis Kristjan räägib oma ettekandes pikalt. Üks, miks me arvame ka, et biogaas on oluline ja väärika toetamist, on tegelikult tema mitmed avalikud hüved, mis on seal nimetatud ja väga lühidalt neid nimetades ette lugeda kõiki ei jõua, on tegelikult, et tal on nii energiapoliitiline tähtsus, taastuv, kohalik kütus, kasutame ära ajaenergeetika, tõhusa koostootmise, jäätmekäitluses on ta üks kõige efektiivsemaid, kasutatakse ära nii gaasiline kütus, vees kui raadamets oletavad tahkes kääritusjäägis. Põllumajanduse poole peal on tal väga selge läbakäitluse, sõnnikukäitluse positiivsed aspektid, tõkestab ju vette, õhku, saasteainete levimist, väga selge keskkonnakaitse aspekt, fossiilsete kütuste asendamisel, CO2 ja muud saasteained ja heitained vähenevad. Ja see on nimetamata ka regionaalarengu aspekti, kus siis tuleb lisatöökohti ja annab kohalikule elanikule töötust. Nüüd küsimus, kust see potentsiaal meil tuleb, et potentsiaal on kõrge, et kust ta tuleb. Üks väga selge potentsiaal on meil silost ja heinast tehtav biometaan, mis meie käsitluseks tuleb 20% kasutamata maade ärakasutamisest, seal energiakultuure kasvatades, 5% põllumajandusmaad, mis on ka maaelu arengukava eesmärk, et 5% põllumajandusmaast võiks olla energiakultuuride kasvatamiseks ja 30% poollooduslikult rohumaadelt. Need pildid on ka Eestis tehtud, kus poollooduslik rohumaade niitjad täna on probleemi ees, et kuhu sealt niidetud hein ja silo panna. Teine põllumajanduslik toore kindlasti ega mujal, kus milleks liikuda on siis sõnnik lehmadelt, sigadelt, on toodud pildi peal ka nende asetus lautade suuruse järgi Eestis ja alumisel veisesõnniku pildi peal suurte lautade järgi on ka siis peal maagaasi võrk näitamaks, kui kaugel või lähedal on see toore maagaasi võrgust, juhul kui tahta seda puhastatud biometaani maagaasi võrguga transportida, näiteks lõpptarbijani. Siin korra siis veel kokkuvõtvalt need substraadid, kus see 300 miljonit normaalkuupmeetrit 98%-nist biometaani võiks tulla. Ja nagu näeme, 2 suuremat on tõepoolest silodest ja siis 3. järgmiselt ongi läga ja kõik muud on juba võib-olla ainult 4 kokku, ehk siis bioloomutest toiduainete tööstuse muudest jäätmetest, reovesettest ja prügilagaasist. Siin sama tabel veel täpsemalt protsentidena ja välja toodud ka siis elektrikogus, mis on peaaegu 1 teravatt-tundi aastas ja soolust peaaegu 1,2. Mis kokkuvõttes suurusjärgus muudustab 10-15% meie tänasest elektrikogu lõpptarbimist. Milline on seis siis täna? Eelmines näitatud potentsiaali 300 miljonit normaalkuupmeetrit maagaasi kvaliteediga biometaani on võimalik. Tänane tootmine on meil tasemel 13,13 miljonit. Ja sellest isegi pool ehk 6 põletatakse tõrvikus kasutult. Eelgi on see enamus prügilagaasist, kust on liiga väike ja võib-olla ei tasu puhastamist ära. Alumised slaidid näitavad samamoodi veel kord olukorda täna, kust see 13 tuleb, enamus tuleb prügilagaasist, ühest sealevast töötavast Saaremaast.
Saaremaa biogaasijaamast ja ülejäänud siis biogaasisettest. Ja kõrval oleme näiteks meie soovunelmate aastat 2020, kus see 300 miljonit võiks kokku tulla. Ja täna oleme ka inimese kohta oma biokütuse kasutamise transpordisse Euroopas viimaste hulgas, nagu ka asekantsler ütles. Ja ütles ka selle eesmärgid ja nimetanud numbrid, aga kuna meil on numbritega seoses, siis see 10% taastuvast allikatest pärinevast biokütuse transpordis 92 000 siis nafta ekvivalent tonni peale võrdub 117 miljoni normaalkuupmeetriga. Ja see eesmärk 92 on siis meil kirja pandud need aastaga tegevuskavas, mis on Euroopa Liidu kui Eesti eesmärk. Ja mida see tähendab, 117 miljonit kasutusele võttes on 40% sellest olemasolevast potentsiaalist, see tähendaks keskmise jaamaga 1 megavati nimivõimsusega 50 taolist jaama teha ja 100 tanklat, mis oleks poole suuremad kui tänased keskmised tanklad, mis meie Eestis on. Ja gaasikiirde poolt oleme ka välja pakkunud sellise visiooni, et kus need tanklad võiks esmalt olla, et oleks minimaalselt kaetud ja ütleme lähema 150 km raadiuses võiks olla võimalik tankida, mis võiks nagu meie arvates sellele liikuma panna. Helesinisega on toodud olemasolevad 2 maagaasitanklat täna Tallinnas ja Tartus. Tallinnasse tuleb 3. juurde, sellest räägib Valdo oma ettekandes. Sinised tulevikus meie nägemuse kohaselt maagaasitanklad oleksid siis maagaasitoru juures ja rohelisega toodud oleks nii-öelda siis suru biometaani tanklad, nagu on täna Rootsis, kus on ainult 300 kilomeetrit maagaasivõrku ja 40 tanklat. Enamus neist on siis selles meie kaardimustest rohelised ehk siis maagaasitorustikust väljaspool ja sinna viiakse siis gaas biometaan, tänapäeval eelkõige suru biometaanina, surutuna siis gaasi 50 baari rõhu alla. Ja vaatasime ka põgusalt, palju Eestis on täna sõidukeid, valisime välja 3 sõidukiklassi, statistika on keerulisem, aga lihtsuse mõttes piltliku ja näitlikus huvises, mida 117 miljonit normaalkuupmeetrit või siis 92 kilotoed tähendaks sõidukite mõttes. See tähendaks ei rohkem nagu vähem kui ligi 10 000 väikesõidukit, bensiinisõidukit alla 3,5 siis tonni täismassiga, kuskil 1700 veoautot ja umbes 1000 bussi. Aga kõigil on siis näitlik, et see sõltub, et mis kütus ja kuhu see parem on. Ja muude riikide kogemus näitab, et alustada on tavaliselt kõige lihtsam bussidest, linnadest ja ka Rootsi inimestele kuuleme tõenäoliselt, kus tänapäeval teadaolevalt 12 linnas linna bussid sõidavad sealsetest jäätmetest, kõik bussid sõidavad sealsetest jäätmest toodetud biometaaniga. Rootsist räägitakse pikemalt, siin on lihtsalt lühike ajaline 15 aastat perspektiiv nii tootmise mõttes kui ka siis sõidukite, NGV ehk siis maagaasisõidukite, biometaani ja jaamade mõttes. Aga siin on suurusjärgud keskmiselt 10 korda Eestist suuremad, et me oleme Rootsiga ennast võrrelnud, et meil enamus numbreid on 10-kordne vahe nii pindala, inimeste arvu kui ka siis biometaani potentsiaali, sõidukite arvu ja tanklate suhtes. Siin veel kord sõidukite jagunemine ka Rootsi kogemusest, roheline siis sõiduauto enamus, buss punasena ja kollasena veoautot ja vasakule näitab, et kus Rootsi hind pigistab, et muudes valdkondades on taastuvkütused enam, transpordis on taastuvkütuste osas kõige väiksem, mis on väga selge, mis on Rootsi riigi prioriteet. Saksamaa veel ka statistikat, kuidas on see üles läinud, ega Saksa riik praegu suunab oma toetusmeetmed ümber elektri ja soojuse koostootmiselt, eelkõige elektritootmiselt ja siis transpordikütuseks ja maagaasi tasemele puhastamiseks ja maagaasi võrku andmiseks Saksamaal. Siin on veel puhastamisest paar sõna ja tulevikus ka veedatuna seda transportida. Siin on põgusalt 2010. aastal ühe lõputöö siis kokku pandud 4 puhastustehnoloogiaga maksumused, mis on vahemik ja mis sõltub eelkõige siis substraatidest, ainetest, millest biogaasi tehakse ja kui puhtaks seda tahetakse puhastada. Ja siin on siis veega pesemine, survega pesemine, amiinpesemine, külmutamismeetod, mis on võib-olla kõige uuem praegu ja membraanseparatsioon, membraaniga eraldatakse erinevad gaasid ja ained. Ja tuleviku teema on kindlasti siis veedatud, võib-olla veedatuna maagaaside tankimine või ka biometaani tankimine kui transport ja veedatuna ta võib asendada diislit praktiliselt kõikides sõidukiliikides, nii rongides, laevades, ka lennukid täna juba sõidab veedatult metaankütusega ja siin on lihtsalt ka näitab, kuidas Rootsis seda täna arendatakse.
Väga põgus skeem ka mõõtmise poole pealt, eelmise aasta kuuldud ettekandest, keerulisem siis, et see on ka IT-lahendused, üle interneti online'is saab mõõta erinevaid parameetreid gaasist. Täidetakse raske üleval on ka praegu väike hinnavõrdlus, et mis maksab Soomes biometaan, mis maksab maagaas tanklas, see on tanklas lõpphind tarbijale koos käibemaksuga ja Eestis siis tänane maagaasi tanklas olev hind maagaasile. Palju on küsitud neid samu kulusid ja siin on ka kirjandusest võetud Saksamaa andmetel mitmetes jaamadest kokku võetud, nagu näha, need võivad varieeruda siis 5 kuni 9 eurosendini normaalne kuupmeetri kohta. On liitumise kulu, puhastamiskulu kuni 18 eurosenti ja siis tootmine kuni 54 eurosenti, aga vahemikud nagu näete on praegu kahekordsed ja see nagu veel kord öeldud, sõltub see konkreetsest lahendusest, kas sisendid, kes peab maksma, millel on olemas praktiliselt lähedal kohe, kui puhtaks puhastatakse, milleks seda biometaani kasutatakse. Siin näide Inglismaalt, ülemine tabel näitab veel ka nende, ütleme seda sama elektritoetust, mida Eestis on vaieldud ja öeldud, miks biogaasi kasutamine elektri soojustootmisest üles läinud. Meie see toetus on väike ja ei piisa. Alumine näitab punasega ümber toodud siis ka veel tähelepanu juhtimiseks, et sama Inglismaa biometaani puhastamisel ja juhtimisel siis maagaasi võrku paralleelseks kasutamiseks on kokkuostuhind 75 eurosenti normaal kuupmeetri kohta. Ja samamoodi näide võib-olla, mida meil varaselt ettekast vähem on näidatud just Inglismaalt, et ka seal on selle väga selge, ütleme, viimase 3 aasta tulemus on saavutatud väga suur selline biogaasi tootmise ja ka just biometaani tootmise kasv, seal on väga tugev assotsiatsioon, töötab 13 töörühma, on pannud kokku koos valitsusega sama strateegia ja meetmete kava ja saavad meetmeid läbi surutud ja enamus sellest assotsiatsiooni rahadest tuleb erainitsiatiivil, nii et eraliikmed kui ka lihtsalt sponsorid toetavad, leiavad, et see on õige asi. Seal on inimesi palgal mälu järgi 10. Ja see oli siis selline põgus linnuline ülevaal sissejuhatus, kui palju meil on biometaani, kuidas teda võiks kasutada, palju ta võiks maksta, mis on tuleviku teemad. Siin on viimasel slaidil näide veel ka Ameerikas esimesest tööstuslikust lahendusest, nii-öelda 3. koostootmisest, kus biogaasi kasutatakse kütuse elemendis siis elektri tootmiseks ja kaasnevat vesinikku omakorda tuleb kasutada nii-öelda mootorite käivitamiseks, nii et seal tuleb siis välja elekter, jääksoojus ja vesinik. Aga aitäh, nende kodulehtedel saab siis ka materjaliga tutvuda nii mõnusmineku kui gaasi kiirtõudu. Aitäh!